Mida jalakäija sõbralikumaks läheb Tallinn, seda rohkem tulevad moodi ka sellised asjad, millega saab liikuda ilma jalgu vaevamata. Meie tahame täna katsetada, et kuidas on täiesti nullist ehk siis inimesed, kes ei ole sõitnud selliste asjadega, saaksid sellega harjutada ja harjuda. Ja selle asja eesmärk on väga lihtne. Me tahame lõpuks selgeks saada, et missugune nendest vahenditest kõlbab kõige paremini linnas liikumiseks ehk siis linnatranspordiks. Et kui tasakaaluliikuri ja selle üherattalisega ei ole suurt muret, et see on täpselt juba olemas sellisena, nagu ta on, siis tõukeratta ma pean siiski lahti võtma. Ega see väga keeruline ei peaks olema, siin on nupud, mida vajutada, keerad üles ja on üks asi kinni, siit paned teise kinni, need paned siia ja põhimõtteliselt on tõukeratas sõiduvalmis. Ja siis pole muud kui hoog sisse ja gaasi. No kuidas on? Ei ole raske. 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 Aga mis on raske? Raske on tasakaalu hoida. Et sa saad selle peale nagu ära ja siis hakkab vajuma mind kas vasakule või paremale poole ära. Tuleb öelda, et siledama maa peal on tunduvalt kergem sellega sõita ja kiirust ma ei ole praegu rohkem kui 3. pannud. Et siin on kiirusi, ma vaatan kohe, mitu kiirust on. 5 erinevat kiirust ja 5 on siis kõige kiirem. Ja praegu ma läksin 1 kohalt ära ja 2 sõitsin siis natukene kiiremini. Ma ei ole üle 3 veel proovinud igaks juhuks. Ja loomulikult tähendab siin nagu igas linnatranspordis peaks olema valgus, tuli põleb ees ja siis siin taga on ka punane tuluke. Ja kui keegi kipub väga ette tulema või ette jääma, siis saab sellist pasunat anda. Kas ma sõidu pealt saan ka sinult intervjuud võtta juba? Ma võin küll ümber kukkuda, aga saame vast hakkama. Kuidas oli selle asja peale minna ja olla? Esialgu ma arvasin, et ma ei saa sellega kindlasti hakkama, aga juba paari minutiga läks päris lihtsaks. Et tasakaalu hoida ei ole üldse nii raske, kui alguses arvata võiks. Ma arvan, et linna vahel liiklemiseks ma seda esialgu ei kasutaks. Naabermajja võib-olla sõbrale külla läheks sellega. Et lõbus on kindlasti. No kui sa selle oled nüüd selgeks saanud, kas sa julged ka seda üherattalist proovida? Ma täna piirduksin sellega. Ma arvan, et see üherattaline, vaadates, kuidas Markol läheb, nõuab natukene rohkem tööd. Aga proovida tahaksin kindlasti sellepärast, et kahtlemata on see lõbus ettevõtmine ja igapäevaselt ma selliste asjadega ei tegele, nii et see on selline hea vaheldus. Aga tõuksiga ikka proovid? Tõuksiga proovin loomulikult. Ma nüüd väga ei ole jõudnud sind jälgida, aga näib praegu niimoodi, et sa väga pikalt sõita ei saa. Ma olen vist võib-olla 2 meetrit maksimum saanud sõita sellega, et sa võid tsirkuse kloun olema selleks, et 1 korraga osata sõita. Mis selle raskeks teeb siis? Teeb raskeks see, et ta ei ole nagu tasakaalu, et ta kaldub kas vasakule või paremale poole kohe ära, et võib-olla asi minus, ma ei tea. Eks saa näha, äkki ma saan päeva lõpuks selgeks selle. No minul läks tunduvalt kiiremini ikka tõukerattaga, aga näib, et sellega on ikka palju raskem. Sellega on tükk tegemist, et ma kujutan ette, et linnas sellega julgeksid sõita, selleks läheb ikka omajagu aega.
Tõuksiga on sul ka juba esimesed ringid tehtud. Kuidas tundub, kuidas oli seda selgeks saada? No sellega on väga lihtne sõita, et kuna ma olen tõukerattaga, tavalise tõukerattaga siis sõitnud lapse kõrvalt, siis selle e-rattaga ei olnud ka mingisugune probleem sõita. Et ma arvan, et linna vahel sellisega purada oleks päris uhke. Minu see sinine on värvi poolest ka juba nagu meestekas, eks ole. Mulle meeldib ka sinine värv. Aga sulle tundub, et on antud nagu kergem ratas. Kas sa proovisid teda tõsta ka, et kui kerge või raske ta on? Jaa, kaalu poolest on ta poole kergem kui see sinu ilus sinine meesteratas, nii et ta peaks olema mugav kaasas kanda ka kõikidel naisterahvastel, et minu jõud igatahes käib sellest üle. Käsi meil vaja abilist. Hoidke kinni minu käest kõvasti, hoidke kinni. Nii, ja kui astume, jah, jalg tagasi. Et see on üks tõeline imetrikk, kui selle peal nagu sõitma saab hakata, et seina äärest ma küll praegu vähemasti kaugemale ei saa, aga see nõuab ikka parajalt tarjutamist enne, kui sa üldse saad aru, kuidas ta täpselt liigub. No nii, nüüd oled sa saanud kõige kolmega sõita, et kuidas sulle tundub, mis asi nõuab kõige vähem ja mis asi kõige rohkem harjutab? Kõige vähem kindlasti see tõukeratas, sellepärast, et igaüks, kes on rattaga sõitnud, saab selle üli lihtsalt käppa. Kõige rohkem ikkagi ma arvan, et see üherattaline, et seal peab see tasakaal olema ikkagi perfektne, muidu kui seda tasakaalu seal kohe alguses ei ole, siis käidki külili maha. Nii et neist vahenditest sa julgeksid praegu näiteks tänavale minna sellega? Kindlasti rattaga. Nii, pealt näha oli see väga lihtne, eks ole, ta näitas. Aga eks ma siis proovin nüüd, kui lihtne või keeruline see tegelikult on. Kui võrrelda nagu liiklusvahend, tõukeratas, monoratas ja tasakaaluriikur, siis kõige suurem eelis on tõukerattal, kuna me saame teda kasutada ilma elektrita ja kui isegi meil elektrivaru saab otsa, et me alati saame kas lihtsalt veeretades teda jalutada või lükata jalaga nagu tavalise tõukerattaga. Aga neid akusid saab laadida tavalisest vooluvõrgust või? Täitsa tavalised vooluvõrgus saab laadida, et ei pea olema mingi suur pinge kuskil 2 tundi. Nii et ühe linnatiiru saab sellega rahulikult ära teha oma 15-20 kilti? Ühe tõukerattaga saab sõita kuskilt 10-20 kilti, kui ta on täis laetud. See tähendab, et üks ots 10 kilomeetrit ja tagasi 10 kilomeetrit. No sellise üherattalise puhul on selge, et kiiver peaks peas olema, et kas teiste puhul võiks ka olla mingid kaitsevahendid? Ikka soovitan, et kiiver oleks peas ja veel oleks hea, et kui käte peal on ka kindlad mingi kaitsevahendid. No nii, täna me oleme vähemasti maigu suhu saanud, mida üks või teine transpordivahend endast kujutab. Aga homme me läheme päris linna, teeme teekonna ja vaatame, kuidas siis tegelikult reaalselt sõita on.